Sul on täpselt nii palju võimu oma rahalise tuleviku üle, kui sa ise võtad. Täna jagan sulle 3 inimese kogemust, kes alustasid täpselt samast punktist. Üks neist on täna rahaliselt väga heas kohas, teine jäi paigale ja kolmas süüdistab siiani kõiki teisi oma olukorra pärast. Mina olen Vallo Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest, et saaksid astuda reaalseid samme rahalise heaolu ja miks mitte ka rahalise vabaduse poole. Aga saa tuttavaks meie tänase kogemusloo peategelastega. Kristiina, Kristi ja Mari, kes kõik käisid 3 aastat tagasi Starfishi intensiivkursusel. Mitte, et meil seal ainult naised käiksid, aga see on üks väga näitlik lugu. Kristiina istus ja tegi nähtavalt märkmeid kogu koolituse ajal ja küsis palju. Seminari lõpus tuli ta mu juurde ja ütles, et väga huvitav oli ja läks koju. Kristi tegi ka märkmeid, küsis, aga ta tegi lisaks midagi veel. Pärast koolitust tegi ta järgmise reaalse sammu ja siis veel ühe ja siis veel ühe. Ta tegutses ja seda veel olukorras, kus talle tundus, et investeerimiseks piisavalt raha pole. Täna on Kristi edukas üürikinnisvara omanik ja kuulub Starfishi praktilisse investorite siseringi. Ja Kristiina käib siiani seminaridel ja koolitustel ja kogub teadmisi. Üks kogub infot, teine võtab vastutuse ja hakkab tegutsema. Ja ma rõhutan, nad alustasid täpselt samast kohast. Sama info, sama keskkond, samad võimalused. Aga Kristi otsustas, et tema on oma elu juht, mitte kaasreisija. Et hoolimata sellest, kus ta tollel hetkel oli, ta saab midagi täna muuta. Vaatame nüüd sinu elu. Oletame, et sa tahad investeerima hakata ja sul on 2 valikut. A. Ma peaks uurima, kuidas investeerida või B. Ma teen täna õhtul investeerimiskonto lahti. Esimene on passiivne soov. Teine on aktiivne otsus ja see väike vahe otsustab kõik. Jah, sa ei pruugi pooltest asjadest aru saada, mis seal konto peal on, aga sa andsid enda ajule ja psüühikale märku, et see mõte on olulisem, kui enamus neist 100 000 mõttest, mis su peast iga päev läbi käivad ja reaalsuses elluviimiseni ei jõua. Ja nüüd see 3. tegelane meie loost, Mari. Ta oli ka samal koolitusel. Tema reaktsioon. Jah, aga mul pole praegu raha, majandus on ebakindel, investeerimine on jube keeruline, praegu pole selleks õige aeg. 3 aastat hiljem, samad vabandused, ainult et nüüd on nad veel tugevamalt kinnistunud. See on see hetk, kus ma tahan, et sa ausalt endalt küsiksid. Millise tee sina tavaliselt valid? Kas sa oled infokoguja, oled sa tegutseja või oled sa vabanduste otsija? See pole süüdistus, see on võimalus ennast ausalt peeglist vaadata. Ja siin on üks lihtne meetod, kuidas passiivsest infokogujast saada aktiivseks tegutsejaks. Võta üks konkreetne eesmärk. Jaga see 3 väikeseks sammuks. Pane need kalendrisse konkreetsete tähtaegadega ja kõige tähtsam, tee need ära. Näiteks täna õhtul kell 8 avan investeerimiskonto, näiteks Lightyearis või LHV-s või mis iganes muul sobival platvormil. Suurt analüüsi pole esialgu vaja, õpid juba töö käigus. Muuseas, LHV ja Lightyear on mõlemad eestlaste loodud ja ka eestlaste omaduses. Homme kell 12 kalendris, kannan sinna 100 eurot. Ülehomme kell 12. Teen oma esimese indeksfondi ostu, näiteks SP500. Mitte varsti, järgmisel nädalal või kui aega on, vaid konkreetne aeg, konkreetne tegevus. Ja need on piisavalt väikesed tegevused, et ka kõige hõivatum inimene suudab need kõik ära teha. Kui see näide sinu jaoks ei päde, vali ükskõik milline muu eesmärk, mis aitab sul rahaliselt paremasse seisu jõuda. See on selline koht, kus paljud küsivad. Aga mis siis, kui ma teen vea? Mis siis, kui ma valin vale eesmärgi? Mis siis, kui need sammud lähevad valesti? Ja see ongi selle asja võti. Vastutuse võtmine tähendab ka seda, et sa aksepteerid, et mõned otsused võivad olla ka valed. Mõned investeeringud ei pruugi õnnestuda ja mõned plaanid vajavad korrigeerimist. Aga sina oled see, kes neid korrigeerib. Sina juhid, sina otsustad. Sina oled see, kes võtab vastutuse selle eest, milline su elu täna on. Liiga palju on ühiskonnas inimesi, kes arvavad, et nad ei saa ühel või teisel põhjusel. Olgu selleks siis maksutõus või see, et neil on nii või naasugused vanemad või et töökoht ei luba ja nii edasi. Senikaua, kuni sa arvad, et keegi teine saab sinu elu ja sealhulgas sinu pangakonto seisu paremaks teha ja et see kõik sõltub kellestki teisest, sina ei saa midagi teha. Senikaua jääd sa täpselt sinna, kus sa täna oled. Kas sulle soovib see mõte, et 10 aasta pärast oled sa täpselt samas seisus, kus täna? Nii et ma kutsusin üles kohe praegu. Võtta üks rahaline eesmärk, jaga see 3 konkreetseks sammuks ja pane kalendrisse täpsete tähtaegadega. Ja siis, see kõige tähtsam, tee need ära. Sest lõpuks on valik väga lihtne. Sa kas oled oma elu pealtvaataja või selle peategelane. Kas sa lased asjadel juhtuda või sa juhid need ise. Pane kommentaaridesse ka, mis su eesmärk ja sammud on ja elame sulle kogu hingest kaasa.
Need olid tänase rahatarkuse minutid. Vajuta subscribe nuppu ja aktiveeri teavitused, et järgmine kord taas minuga liituda. Näeme juba järgmises videos.